Ütleme nii, nagu asi on, see on vildikas. Soft nude ma jää. Ma juba mõtlesin ka selle, et mõtlen, kui ma surengi praegu ära. No, see on nii haigused, kes sinna tulevad. Girl dinner. Ma sajab, väga märg on kõik. Ja lepatriinude jõulud, vaat see on küll tõesti. Tere hommikust, käes on 4. detsember, käes on reisipäev ja mina olen siin videot monteerinud ja nüüd see loeb alla. Ma loodan, et see jõuab olla laetud, sest ma pean tunni aja pärast minema lennujaama. Ja seal on vist 75% tehtud ja ta millegi pärast loeb väga aeglaselt viimasel ajal neid videosid alla. Aga no, ega kui ka ei jõua, no mis siis saab, keegi ära ei sure. Igatahes on mul hommikusöök söödud, pesus käidud, kohver on enam-vähem pakitud, meigi asjad vaja veel lisada, aga enne ma teen enda meigi ära. Ja ma mõtlesin, et ma täna võtan oma Dysoni välja ja proovin midagi volüümikamat teha, kui lihtsalt sirgendatud juuksed. Te olete siin näinud viimastel päevadel, et ma ei ole väga palju oma juustega vaeva näinud. Need on lihtsalt sirged olnud, sest see on kõige kiirem viis nad nii-öelda korda teha. Aga tahaks natuke midagi volüümikat, aga ma ei viitsi praegu seda kõike hassudit, et ma panen need lokirullid veel pähe. Ma tean, et see püsiks paremini ja oleks veel volüümikam, aga no võt seda ma ei viitsi. Nii et ma lihtsalt proovin selle loki otsikuga midagi siia pähe saada. Ma panin vahtu ka. Nii, ärme pane seda soengut praegu tähele, ta on lihtsalt kuidagi ja loodetavasti säilib see volüüm. Igatahes, tavaliselt kui ma lähen reisile, siis ma teen niimoodi, et kuna ma teen enne meigi valmis, peaaegu alati, siis ma võtangi meigikoti kõrvale, sest muidu mu asjad ei ole meigikotis, ja mul on siin meigi sahtel. Ja siis, kui ma teen mingi sammu ära, siis ma panen selle asja meigikotti, et siis on nagu olemas. Ja näiteks concealereid mina ei pane kunagi sinna vedelike kotti ja mitte midagi ei ole juhtunud. Küll aga, no näiteks need skin tintid ma igaks juhuks olen pannud, sest see on päris nagu vedela konsistentsiga. Aga ma tegelikult ei tea, kust maalt nagu läheb see, et see on nüüd vedelik ja kust maalt ei ole. Aga võib-olla sa räägid juba pealkirjast, ma ei tea täpselt, mis ma pealkirjaks panen. Aga täna on siis Viini minek. Viin on ka tuntud oma jõuluturgude poolest, seal on neid päris mitu linna peale ja üldse nagu siuke jõuluturism on neil päris elav, et ilus linn ja jõuluajal peaks ka veel ekstra ilus olema ja ma olin nagu täitsa valmis juba jälle üksinda minema, et kuna eelmine aasta see Praha reis oli nii tore ja see oli nagu see on nagu midagi, mida ma jään eredalt mäletama, ma arvan, terveks eluks. Et ja Springmassi jooksul ma käisin Oslos, ehk siis nagu see üksinda reisimine, no ma ei tea, kas ma saan öelda, et see on käpas, aga no seda on nüüd tehtud 2 korda. Et hirmu nagu selle ees otseselt ei ole. Aga siis ma uurisin Anetelt ja Lauralt ka, et mis nemad, kuidas neil see detsembrikuu ja kas nad saaksid ka äkki tulla. Ja Anette küll kahjuks ei saa tulla, aga ma kohtun siis Viinis Lauraga. Laura elab muidu Dublinis, nii et tema lendab sealt kohale ja mina siit ja üllataval kombel me saime lennud täpselt niimoodi, et ma nüüd ei mäletagi, kas minu lend jõuab 5 minutit ennem või tema oma, igatahes 5-minutilise vahega jõuame me sinna kohale, nii et mega mugav saame sealt ilusti koos oma Airbnb-sse minna. Nii et tuleb selline tore jõulureis jälle ja seekord siis mitte üksinda, vaid koos Lauraga ja me oleme seal 4,5 päeva. Et põhimõtteliselt täna me jõuame siis õhtul 4 ajal või midagi sellist. Jõuame sinna ja esmaspäeva õhtul täitsa alles tuleme tagasi. Ja päris mitu päeva seal avastamiseks. Ongi hea, siis ei ole võib-olla nagu liiga palju rahmeldamist, et meile küll meeldib ikka nagu asju teha ja nagu aktiivsem puhkus.
noh, eriti linnareisid, noh, need ongi on ju aktiivsed puhkused vist alati. Et ega nagu sinna mingi hotellituppa või Airbnb-sse lamama ei lähe, on ju. Aga samas nagu ei taha noh niimoodi, et päevad on täiesti mingi fully booked. Et ja mingeid asju me siin arutasime, et mida kindlasti tahaks teha ja... Aga jaa, ma arvan, et ma vaatan siin vaikselt Karini Vlogmas videot edasi. Panen ennast valmis ja siis suundumegi lennujaama. Mul on vahe maandumisega Varssavis, et kahjuks otselendu ei olnud, kuigi oleks nagu tahtnud küll. Aga on nagu on ja it's gonna be fine. Nii, ma olen oma meigiga jõudnud sinnamaale, et ma nüüd prooviksin seda Huda Beauty uut huulevildikat. Ütleme nii, nagu asi on, see on vildikas. Ja kuna see on siis nagu stein, siis ta peaks püsima väga hästi. Päris mugav on kasutada küll, ma peaks ütlema. Noh, mina alati natuke overline'in on ju, nagu me kõik teame. Ja ma teen seda nii hästi, et mult on mitu korda küsitud, kas mul on filler huules. Ei ole. Pole kunagi olnud. Aga ma võtan seda kui komplimenti. Ma tahtsin veel rääkida eilsest peost ka, see oli nii tore. Tõesti nii tore. Hästi korraldatud see Euronixi ja Tehvali pidu, et sisuloojana, kuna noh, üldiselt ma nokitsen üksinda siin on ju, mul kolleege ei ole, siis nii tore on vahepeal käia üritustel, kus on nagu sama valdkonna inimesed koos ja kas me natukene nagu jutustada nendel teemadel, kõikidel on tegelikult nagu laias laastus samad mured ja rõõmud ja kuidagi nagu äge oli teistega ka rääkida. Et väga vahva ja need toidud tulid meil väga hästi välja seal ja see live muusika ja noh, hästi mõnus õhtu oli. No ma tulin sealt ära tõesti nagu siukse väga hea energiaga. Miks ta nüüd nagu ära kuivas või? Okei, nüüd on jälle norm. Võib-olla liiga tume minu jaoks, ma ei tea, ma panen Fenty Beauty Place Donutsi peale. Kuidagi natuke tume minu jaoks, oh my god, ei, miks? Mulle ei meeldi, okei, äkki see aitab, kui ma mõtlen nüüd normaalsemaks teen. Ei, mis 90ndate pihv see on, okei. Mulle ei meeldi. Ja nüüd see on stein, kas see tuleb üldse maha või? Nii, mul on 10 minutit aega, kuni ma pean kodust lahkuma. Ma tegin oma huuled üle roosaks. Soft nude my ass, nagu... Mis soft nude see oli? Minu arust see oli väga tume, aga no, olenebki nahatoonist muidugi. Igal juhul ma mõtlesin, et avame kiirelt veel advendikalendrit. Tuglase oma. Kusjuures, kui ma neid storysid filmisin ennem detsembri algust Tuglasele, siis ma avasingi reisi aknaid. Et kui ma olen reisil, siis ma nagu nii ei ava. Et noh, siit... Aga ma avasingi 4. ka juba. Okei. Seda ma ei mõelnud väga läbi. Igatahes 4. tuli siis selline Physicians Formula Butter Blush. Ja siis 5. selline pintslikena. 6. oli mingisugune parfüüm, mis näeb äge välja, aga see lõhn on nagu siukene, mitte päris mulle. Igatahes ma jätsin need asjad siia sisse ja ülejäänud siis saame avada, kui ma olen tagasi. Ma teen natuke sohki, täna on küll 4. detsember, aga kuna mind homme nagunii ei ole, siis ma võtan juba 5. Maria paki ka. Seda vaadates ja seda loksutades, siis ma aiman, mis siin on. Ma arvan, et siin on Red Bull. Siin on minu lemmik kollane Red Bull. Oi, kuidas ma tahaks seda praegu juua. Aga samas ma tahaks nautida seda. Nii et ta jääb mind siia ootama, sest praegu ma ei hakka seda alla kulistama vist. Kuigi ma veits tahaks. Tahaks seda kikki praegu, mul on nagu veits siuke uimane olla. Okei. Ma tahan seda maitset lihtsalt. Nüüd lähme vaatama, mis päris Red Bulli advendikalendris on. Nii, 4. Originaal Red Bull, juhu, see jääb mind ka siia ootama.
ja no ma avan siis need teised Red Bulli aknad siis, kui ma olen reisilt tagasi. Oh my god, selle pakkimisega ma üritasin nagu väga läbi mõelda, et ma saaks asju erinevalt kombineerida, nagu samade pükstega teha erinevaid outfit'e ja ühesõnaga ma üritasin väga. Siin on hallokene, pidžaamakene kaasa ja siis seda poolt ma ei hakka lahtigi praegu tegema, sellepärast et ma pressisin sinna oma kasuka, oma selle väikse lühikese kasuka. Ta tegelikult nagu läks suht hästi kokku ja seal taga on mul veel need sokksaapad ja siis siinpool on mul veel mingisugused mütsid, kusjuures ma ei olegi veel oma seda heledat peapaela siia pannud, aga ma panen selle ka. Ja siis ülejäänud meie asjad, vedelikud on mul käekotis. Ma korra juba mõtlesin, et äkki ma panen selle kasuka sellesse, mis asi see on, vaakumkotti või, kust tõmbad tolmukaga õhu välja. Kusjuures ma ei ole neid ikka kasutanud, ma ostsin endale need, et talveriided panna sinna sisse või ükskõik suveriided siis, kui neid ei ole vaja. Ja ma ei ole neid ikka kasutanud, aga jah, ma mõtlesin, et äkki ma paneks selle kasuga sinna, kes ma olin nagu, come on, sul on vaja sealt reisilt tagasi ka tulla, ehk siis sellest ei ole kasu, kui sa ei saa seal Airbnb's pärast, kuigi kusjuures Airbnb's muidugi võib ka tolmuime olla, aga no kunagi ei tea, on ju, nii et selles suhtes ma ikkagi lihtsalt pressisin ta niisama sinna. Ja ma tegin jah jälle telefonilisti. Ma loodan, et ma tegin selle nagu sellise rahuliku meelega, kus ma mõtlesin kõik läbi, sest ma olen selle listi järgi kõik asjad kokku pannud. Mulle tundub, et on kõik asjad. Loodame, et on. Ja ma siis kulistan oma Red Bulli natukene veel ja siis juba liigume lennujaama poole. No nii, let's go! Ma jõudsin kohale, Laura ootab mind sellega. Tere tulemast Viini. Ma ei ole teid üldse update'inud, aga esiteks ma jõudsin väga napilt Viini lennule üldse ja siis mingi 45 minti vist me mingi tiirutasime siin. Päris kaua ma vaatasin ka. Ma pärast vaatasin enda lendu, me käisime, nagu me ei teinud nii palju tiire nagu sina, aga me ka ja ma ei tea, kuidas sul, aga täiega hirmus oli see, et ma mõtlesin, et miks me ei maandu ja et millal nagu pilved ära lõppevad ja siis pilved ei lõppenudki ära, siis tuli maa. Siin on inimene. Aga saad aru, mingi hetk ma olin täiesti segadusel, kas me juba oleme maa peal või mitte, sest nagu mingi heli käis, nagu oleks nagu just hästi pehmelt maa peale läinud, aga siis ma tavaliselt nii pehmelt küll maa peale ei lähe. Igatahes ma olin nii segaduses nagu mingi, kus ma olen, lihtsalt vaatad välja, mitte midagi ei näe. Ja siis lennukis meile mitu korda stewardessid, siis kui me hakkasime maandama, ütlesid, et kõik telefonid välja ülivihased. What? Ja siis ma mõtlesin, et huvitavad, kas midagi on katki või nagu miks nad nii ütlevad. Nii huvitav on see, et no meil ei öeldud seda, aga ma ise mõtlesin, et mingi jama on, et ma ei tea, miks mul siuke mõttekäik üldse tuli, aga et äkki nad varsti ütlevad, et pange kõik oma mingi service'id välja, aga tegelikult ei olnud mul seda. Selle peale mul on see, et aga ma ei saa siis ju head aega tekste saata, kui midagi juhtub. Ja kusjuures ma juba mõtlesin ka selle, et mõtlega ma surengi praegu ära. No ma olin mingi matused, kes sinna tulevad. Nii et selline experience siis, aga nüüd me oleme Viinis. Me oleme seda oodanud. Väga. Ja tegelikult mul on endiselt pissijad. Jaa, ma juba tean, kus läks, ma enne jooksin sinna. Ja siis me ei tea, kas me lähme rongi. Siis räägime. No, vaatame. No nii. Me oleme jõudnud oma koju, mis on täiesti kesklinnas, aga eks me vaatame, kuidas ta nüüd meil siin välja näeb. No nii, selline ruumikene. City Studio. Ongi City Studio, mis siin siis aknast näeme teist majakest. Aga siin üldse mingit köögi asja ei olegi, jah? Tundub nii, jah. Isegi nagu... Jah, ei ole isegi üritatud. Isegi veekeetiat ei ole. This is the kitchen. Kitchen. Aga kas neid ka on või? Või need tuleb ise endale muretseda? Seda nüüd ei tea. Aga põhimõtteliselt valimegi selle vahel, et kas me võtame nagu ilusama hotelli, mis on kaugemal ja siis me peaksime ühistranspordiga tulema linna, kesklinna iga päev või siis me võtame ikkagi täiesti kesklinna majutuse
ja siis me ei pea selle ühistranspordiga nii palju jamama. Ja me valisime siis selle kasuks, et me oleme täiesti kesklinnas. Aga siin on potid, pannid. Ilusad, siin on siis mingi ühiskasutatav köög. Võtsime köögi, meil ikkagi on see. Oh my god, kappi sees, täiesti nagu tavaline riid ja kapp. Ja ma mõtlesin, ma lihtsalt teen inventuuri. Ei noh. Okei, kohvikapsleid ma otsin jätkavalt. Siin on... Vau, see on väga retro. See on tõesti. Aga no ta katab need vajadused. Kas see on siis nõudepesmasin? Ongi. Isegi nõudekas. Crazy. Oota, aga... seal üleval äkki. Oota, siin on. Aga me mõtlesimegi, et kuna nüüd mina jõudsin ikkagi omajagu hiljem, kui pidi ja kõhud on tühjad, et me lähme supermarketisse ja võtame snäkke ja mulli. Ja siis meil on pandud laud ühte väga uhkesse, ma ütleks ikka väga uhkesse kohta. Ma loodan piltide järgi, sest kunagi ei tea. Kunagi ei tea, jah. Aga TikTokist piltidelt tundus väga nagu ilusa vaatega koht. Nii et sinna meil on 21.30 laud, aga see on nagu rohkem niisugune joogikoht. Või et ma vaatasin, kas sa vaatasid? Ma ei vaadanud toidumenüüd üldse. Ma vaatasin, see on nagu midagi. Jaa, sushi on jah. Midagi sealt oleks kindlasti nagu võtta. Äkki seal on kuskil mingi koht, mida kas ma äkki saatsin või mida me mõlemad vaatasime, oli Austrid. Jaa, oli küll Austrid kuskil. Ma ei oska nendest Austritest mitte midagi arvata, pole kunagi. Kas sa oleksid valmis proovima neid minuga? Ma arvan küll, jah. Aga jah, praegu meie esimene mõte on siis ilmselt see supermarket. Tulime koduuksest välja ja sellised vaated siin avanevad. Wow. Päris crazy, et nagu meie teel nagu supermarketisse me oleme nüüd siin, kus on lihtsalt nagu nii ilus. Tõesti on nagu see kirik. Ja siin on juba mingi kuuseke, mida ma kohe teile näitan. Need majad seal on ka väga ilusad. Jaa. Meie toidupoe haul. Laura võttis endale kalaga sushi ja siis pidi juurde ostma terve soja, sellepärast et väikest soja me sealt ei leidnud. Siis me võtsime juustu, chili paprika. Selline, tundub hea. Laura võttis sellise sinihälitusjuustu. Siis võtsime mingisugused sellised vorstisnäkid. Ja kuigi need on kodus olemas, siis need rosmariinikrõpsud on mu kõige lemmikumad. Nii et need me võtsime siit ja Laura ei ole kindel, kas ta on neid söönud, aga mina arvan, et on. Ja mina võtsin endale päris toiduks siis praegu need prosciuttoga pastaasjad. Ja kuna ma kartsin, et äkki see on muidu nagu liiga plain, siis ma võtsin 2 varianti nii-öelda kastet. Üks siis tzatziki ja kui ma seda ei taha lõpuks pastaga süüa, siis saab krõpsudega süüa. Siis ma võtsin hapukoort. Sellises potskus ta seal oli. Ja siis juukselakk. See on niisugune klassik esimese päeva reisiost. Ja vesi. Ja siis külma panime ühe kremantiga juba. Need sellised ostud ja nüüd me söömegi õhtust ja siis värskendame ennast, sellepärast, et väljas oli praegu mingi täiega vihm. Ja siis vaikselt juba jõuabki kätte see aeg, kui me lähme trentsitama. Girl dinner! See on tõesti. Siin on sajos, siis siin on natuke juustu, sushi, see soja on ju niimoodi huvitavad. Ja siis on siin see minu kausike ja noh. Muidugi. Väike vesi ikkagi ka. See tõesti on girl dinner. Cheers. Jaa, minule meeldib, mulle ka.
Siuke maitseb mahe. Oi. Yes. Sinjääritusest on väga hea. See oli natuke liiga pikantse maitsega. Sa proovisid või? See on täpselt see. Ma ei ole lihtsalt selle fänn nagunii, nii et ma ei oska hinnata. Me tegime kodus väikse freshen up'i ja nüüd me liigume, kuidas seda hääldatakse? On üks baari. Jah, on üks, jah. Ja kust avaneb vaade sellele samale kirikule, mida ma teile juba ennem näitasin, ehk siis see on meil kodu lähedal kohe. Ja kohe jõuamegi sinna kohale. Vihma sajab, väga märg on kõik. Nii et soengu päästmise mõttes on siin see sall peas. Espresso martini. Jaa, on küll jah. Jõuluteemalised pidžaamad on selga läinud ja me oleme kodus. Aga kas me siis soovitaksime seda on üks baari teistele ka, kes Viini tulevad? No. Sest TikTokis seda päris kõvasti nagu promoti minu arust. Ja nagu ta oli normaalne. See oli väga okei baar, joogid olid head, espresso martini oli päriselt hea. Ja mina võtsin mingi raspberry. See jook oli ka hea, nagu joogid olid head. Aga ma ütlesin juba, kui me istusime seal, et see on veits overrated selles mõttes, et võib-olla kui sa saad kohe selle kõige ägedama laua ja võib-olla, ma ei tea, mingil varemal päeval on sul ägedam vaade, tegelikult ta ei ole midagi nii erilist. Ei ole, sest veits overhyped. 4 lauda on põhimõtteliselt need, mis on seal akna ääres, mis on siis kõige toredamad. Ja kõik muud, sa oled lihtsalt mingis random hotellibaaris. See näeb lahe välja, see oli tore, see oli hea kogemus, kõik hästi. Ja osutades ta hinna poolest isegi tegelikult ei olnud selles mõttes nagu selline, et ma olen sellises kohas, kus nagu, et oh my god, see on nüüd mingi kõige, ma kujutaksin siin ette, et saaks veel kallim olla selle kohta, kus me olime. Aga no teenindus ka ei olnud. Aga teenindus oli hea, aga seda oli vähe. Jah, et tegelikult keegi ei tulnud meie juurde vahepeal küsima, et mingi, kas te soovite midagi juurde, kas tšekkima pidime nii kaua ootama. Kui kaua me ootasime. Nad hakkasid tulesid põlema panema. Ja muusika läks kinni. Ma tahtsime maksta. Ma oleksime kodus olnud juba enne seda, kui need tuled hakkasid põlema minema. Aga tšekki ei tulnud. Me ei olnud kedagi, kellelt küsida. Ei olnud jah. Nii et jah, eks võtke siit, mis te võtate. Aga ma valisin ühe küsimuse ka meile välja. Ja muide teile ka, et kuna me oleme siin Lauraga mitu päeva, siis võite kohe julgelt nagu küsimusi ka Laurale ja meile mõlemale siis kommentaaridesse panna. Aga, et kas on mingisugune jõulufilm, mida sa iga aasta vaatad? Sest et mina, kas ma nüüd iga aasta, aga ma vist viimased 3 aastat olen seda The Holiday vaadanud, Cameron Diaz ja Kas see on see, kus on see vahetavad? See on tore film tõesti. Mina ütleks, et minu ilmselt iga aasta jõulufilm ikkagi on Üksinda kodus. Jah, Home Alone. Ja seda ka mingit osa nendest ma iga aasta vaatan, aga kas nüüd just nagu ühte ja sama või kas ma neid kõiki päris mitte. Tead, mis veel? Lepatriinu jõulud. Ja Lepatriinude jõulud, vaat see on küll tõesti iga-aastane traditsioon. Ja siis, mis veel? Grinch ka tegelikult. Mina seda iga aasta ei vaata. Ma tegelikult alles üldse paar aastat tagasi nägin esimest kodust. Sest äkki see tuleb Eestis just jõuluajal ilmselt tuleb. Ja siis sellepärast ma tean, et kui ma olen kodu, siis need on ju need vabad päevad ja siis ta lihtsalt alati see on mingi osa kuskile sinna ta mahub. Jah, see on jah. Ja võt seda ma ei tea, kas nagu Eestis telekas näidatakse, aga tegelikult, mis mulle väga jõulufilmidest meeldib, ma ei saa öelda, et ma teda iga aasta olen vaadanud, aga Polar Express.
jaa, see on jube tore film, ma ei ole vaadanud, ma eelmine aasta kindlasti ei vaadanud, aga see on tõesti väga armas film. Jah. Nii et võt, need on need filmid, mida me siis vaatame ja saatke aga küsimused teele ja tänaseks ongi meie poolt kõik, nii et tšau! Head ööd!